Tere, kallis kuulaja! Minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Minu tänaseks külaliseks on minu endine kolleeg Anna-Liisa Blaubrück. Me rääkisime koolide edetabelitest, samuti gümnaasiumiharidusest Eestist ja jõudsime teemaga ka heade õpetajateni. Meil on väga palju vastakaid arvamusi tulemas, meil on väga palju ausaid väljaütlemisi tulemas, meil on tulemas valusaid väljaütlemisi. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Mina usun, et kui me õpime teisi tundma, siis me õpime ka ennast paremini tundma. Ja mina olen tegelikult tahtnud sind, Anna-Liisa, alati tundma õppida. Ja täna mul on see lahe võimalus. Ja miks mulle tundub, et sa samamoodi kohati nagu mina võtad sõna, võib-olla võtad liiga palju sõna, on seda sulle öeldud? Jaa, ikka, muidugi. Selge see. On jah. Aga miks sa seda teed? Miks sa võtad nii palju? Tere kõigepealt, Anna. Tere, Maigi. Rõõm sinu juurde siia tulla. Miks ma võtan sõna? No, üldiselt on nii, et kui midagi kirjutada või midagi öelda, siis ainult siis, kui teisiti ei saa. Et eks ta mingi sisemine sund on, et ei saa mitte vaiki olla. Sa oled nii paljudel teemadel sõna võtnud avalikult ja ka oma Facebooki seinal. Et kas Facebooki seinal on ka avalik? Ma ei ole nagu vaadanud teadlikult. Ei ole kõik. Facebookis on ikkagi väga mõeldud läbi, mis on avalik ja mis ei ole. Sa oled arvatavasti nende hulka valitud, kes elavad selles minu mullis, nii-öelda infomullis, et ma seal ikkagi neid asju, kus ma väga reljeefne olen, ei ole avalikult välja öelnud. Viimane asi, millega me olime ühel meelel Facebookis, oli testimine koolis, et kuidas me õpetajatena peame nüüd kõike tegema ja kui palju ressurssi sinna läks. Mulle tundub, et see teema on nüüd nagu laualt maas ja kuidagi lahustus kiiresti. Mina usun, et selle lahustuski tänu sellele, et õpetajad ikka hakkasid vastu ja ütlesid, et see ei ole okei ja see ei ole meie töö. Ja tänu sellele olid koolijuhid ka kahe tule vahel ja nad pidid nagu leidma selle lahenduse, sest ka nemad ju ei saa muud teha kui testida. Ja testimine iseenesest ei ole halb mõte, lihtsalt halb mõte on seda teha koolitunnis õpetaja poolt. Et ma olen seda meelt, et kodus muidugi lasku käia, kui nad veel need testid antakse mulle nagu ilma igasuguse kuluta kätte, siis hea meelega ma võin iga hommik ka neid lapsi testida, et see ei ole üldse küsimus. Aga see, et seda nagu koolitunnis teha õpetaja ees ja nüüdseks on see testimismetoodika ikkagi tunduvalt muutunud sellega võrreldes, millised need esimesed olid, et siis ma arvan, et see pinge läks ära tänu sellele vastuhakule. Aastate jooksul on õpetajale tulnud nagu nii palju lisakohustusi kuidagi või neid, mida ta nagu peaks tegema või mida ühiskond temalt nagu ootab, et milline võiks näha välja tulevikus selline õpetaja ametijuhend, et mis seal siis kirjas on kõik? Kas me saame lahti nendest asjadest või pigem tuleb juurde neid? Ma arvan, et ikka juurde tuleb sellepärast, et mingis mõttes on õpetaja ju selline konservatiivse ja traditsioonilise turvapaiga nagu kooli esindaja ja sinna saab nagu kõike ära saata, mis ühiskonnas nagu segadust tekitab või küsimusi tekitab või kui ei tea, mida teha, siis vaatame, kuidas koolis tehakse ja meil on ju igal ühel tegelikult kuskil kuklas ka mingi turvaline õpetaja, kellel ka on väga negatiivne õpikogemus, et hea on ikka sinnapoole vaadata, et tema ütles, et nii tehti ja ikka siis saata kõik mured nii-öelda oma laste mured õpetaja kaela, kes on justkui professionaal ja ühiskonna mõistes samamoodi. Et ma usun, et see pigem kasvab. Vastu ka ju ei hakka. See sama koht jälle vaata, et kui õpetajad hästi kõvasti vastu hakkaks. Kui me oleks nagu hollandlased või prantslased, kes iga asja peale läheks barrikaadidele ja tänavatele ja ütleks, et ei, siis asi lõpeks teistmoodi. No me ei lähe. Ei lähe. Võib-olla enne veel, et milline sa õpilasena olid, Anna-Liisa? Kas sa olid ka selline, et võtsid sõna ja? Oi jaa, mind on ikka välja visatud klassist. Ma mõtlesin, et mind on koolist välja visatud. Ei, koolist mitte. Ma olin õpilasesinduse president lõpuks, aga ma olen koolikiusu pidanud taluma, ma olen ise arvatavasti teinud liiga. Ma olen õppinud hästi sinnamaani, kuni puberteet tuli peale või keskpäraselt. Aga jaa, ikka neid ära
ajamise kohti õpetajate poolt on olnud üksjagu. Kumb süüdi oli tegelikult, sina või õpetaja? Noh, selles konfliktis on alati 2 osapoolt, üks on täiskasvanu, teine on laps. Et selles mõttes siin ma ei saa öelda, kes on süüdi, aga ma ütlen sulle ainult, et üks on täiskasvanu ja teine on laps. Ja ma võtan seda siiamaani nii, kui ma lähen lapsega tülli koolis, kui ta on ka 18-aastane, siis üks on täiskasvanu ja teine on laps. Ja klassijuhatajana samamoodi? Igatahes, ammugi. Ammugi. Klassijuhataja vastutus on ikkagi selline, et ma olen alati öelnud, et ei ole sellist asja, et õpetajatel ei ole lemmikuid, no mis jura me ajame. Igal lapsel on oma lemmikõpetaja, igal õpetajal on oma lemmiklaps, et see on jura, kui me ütleme, et ei, mina suhtun kõigisse võrdsesse, ei suhtu, sa oled inimene. Aga isegi kui mul on mõni laps, kellega mul on väga raske koostööd teha, mina vastutan. See on minu vastutus. Ükskõik kui ebameeldiv mul selles konfliktis on, mina vastutan. No küsime siis, et kes sul lemmikõpetaja koolis oli? Ma olen sellest ka kunagi kirjutanud ju Facebooki pika traktaadi, et kes on mu lemmikõpetajad olnud, aga Milvi Hermling kindlasti, kes oli eesti keele õpetaja, Anneli Makk, kes oli matemaatikaõpetaja, nad olid mõlemad sellised ka, kellel oli kas 2 varianti, kas teda vihati või armastati. Mina neid mõlemaid armastasin. Erika Hunt on praegu veel tegevõpetaja, tema oli kindlasti ääretult tore inimene. Kadri Pihler, muusikaõpetaja. Mis sulle meeldis? Kindlasti erinevad inimesed, aga mis see üks ühine joon? Kahtlustan, et nad armastasid oma tööd ääretult, sügavalt, kirglikult. Et sa nägid seda? Jah, seda on tunda. Sest nad lähevad närvi, kui sina ei armasta seda ainet. Jaa, ma tean seda. Ja selle pealt sa tunned ära, kas teda huvitab tema töö. Kas sa oled neilt nagu kuidagi šnitti võtnud? Ma ei ole nii hea. Mis mõttes? Ei ole. Nad on ikkagi... See, millega mina võib-olla teenin nagu selle austus on hoopis teised asjad. Aga nemad olid nagu selles professionaalses plaanis nagu väga head õpetajad. Kas nad olid sõbralikud? Ei. Kas sina oled sõbralik? Jah. Aga võib-olla mitte kõigile. Kindlasti mingid lapsed, kes ütlevad, et ei, et nad kutsuvad mind plaupsiks. Et ei, et plaups on jumala hull, aga ei, ma püüan olla sõbralik. Aga sul on lemmikud? Muidugi. Pätid, poisid, kõik teavad. Ma tean, et sul on pätid, poisid. Ma tahtsingi selleni jõuda, et mulle tundub, et sulle meeldivad need marakratid. Et aga miks? Kas sa arvad, et sa kuidagi oled samal lainel või tahad neid kuidagi toetada? Minu arust on nad selline kasutamata ressurss. Nad on tülikad, mistõttu me nagu püüame nendega mitte tegeleda või neid ära saata või eirata või aga nemad on need, kellega tasub luurele hoopis minna. Sellepärast, et sellise oibikuga, kes teeb kõik asjad õigeks ajaks ära ja hüppab täpselt nii kõrgele, kui kästakse, sellega metsa minnes võid jääda üksi karu eest ära jooksma. Tegelikult oled sa näinud nagu nii palju asju ja sa oled näinud ka väga kurbasi asju oma õpetaja või ma ütlen ikkagist õpetaja sinu kohta. Ma tahaks uskuda, et ma olen õpetaja. Jah, et ma ei taha mingi juht või asi praegu öelda, et ma ütlen õpetaja. Jah, ma tungi ju käin andmas. Jah, et sa oled nii palju näinud, et kui sa peaksid nüüd ühe asja välja tooma, üks kõige siuksem positiivsem asi, mis on su seda teed õpetajana mõjutanud ja üks selline asi, mida sa tahaksid unustada? Või mingi hetk või? Ma õpetan sulle hoopis midagi ajakirjanduse kohta, praegu ma vastan sellele küsimusele ka, aga kõige lihtsam viis oma intervjueeritav sulgeda on küsida tema käest absolutisme ehk siis lemmikuid. Aga jah, see on hästi väga keeruline, see võtab nagu mõtlema, et mis ma siis nüüd ütlen. Aga ma vastan sulle ikka, et kõige lemmikum asi, ma olen töötanud koolis tänaseks 17 aastat. Ja ma arvan, et kustumatu jälje on mulle jätnud need inimesed, kes on jäänud minu kõrvale peale seda, kui nad on õpilasena sellest rollist välja läinud. Kes on nagu saanud hästi kalliks ja on mu kodus ikkagi külalised. Ma loodan, et tihedamini, aga vahel vähemalt korra kuus ikka. Ja palju selliseid mõned üksikud. Päris huvitav. Ma arvan, et kõigil on selliseid õpilasi võib-olla. Ma arvan, et neid oleks rohkem, kui me ise avaks ennast rohkem, aga ei jaksa ju ka.
Nojah, vaata, see on vist see, et me teadlikult oleme tihti rollis koolis, ma arvan, ja loome enda ümber müüre, et... Ei, mina ei ole. Ma just sellel aastal, selle aasta kevadel, mul on uus 10. klass ja selle aasta kevadel ma tundsin, et mu süda on täis, et ma ei jaksa enam armastada nii palju lapsi. Et ma pean nagu hakkama seda müüri ehitama või seda rolli võtma. Et ma siiamaani ei ole võtnud. Ma olen ikkagi üsna tingimusteta püüdnud nagu seal nendega tegutseda. Aga sellel kevadel ma tundsin, et mul jah, nagu hakkab see armastuse karikas tühjaks saama või täis saama või võtta see nüüd kinni kumba pidi, et ma nagu ei jaksa nii sügavaid suhteid luua enam. Võib-olla see läheb mööda. Nii, ja see teine absolutismi küsimus, kas sa sellele ka... Kõige raskemad on ikkagi mingid sellised lapsevanema jõuetuse hetked, kus ta helistab ja ütleb, et ma ei tea, mis nüüd teha. Et nüüd on kõik, mul on sein ees, laps on kadunud, palun aidake. Huvitav, võib-olla räägiks natuke veel sellest rollist, et kui palju sa kõrvalt näed, et me õpetajatena oleme selles mingis selgsirge roll ja kui jõuad õpetajate tuppa, siis õlad vajuvad ette ja... Ma kahtlustan, et see on koolikultuuriga seotud, sest mulle tundub, et selles koolis, kus ma hetkel töötan, on seda väga vähe, kui üldse. Sellepärast, et õpilased ütlevad seda, aga ma mõtlen praegu mõne kolleegi peale, kes oleks nagu nüüd vaheruumis teistsugune kui koridoris või klassi ees, siis tead, ei ole. Ma ei suuda mitte, võib-olla üksikuid, jah, kui ma nüüd hästi hakkan koridoride pidi läbi käima, siis üksikuid võib-olla on, aga tegelikult meil on ikkagi inimesed, kes on nagu igapäevases elus samad inimesed, kes nad on klassi ees. Ja ma arvan, et see on positiivne selles mõttes, et mitte, et nad ei taipa võtta õpetaja rolli, vaid ma arvan, et nad on nii õpetajad, et nad ei saa minna vaheruumis rollist välja. Viimane kord, kui me natukene nagu suhtlesime, oli sellel teemal, et kas õpetajaks sünnitakse. Mis sa ise siis arvad? Ma arvan küll, jah. Sellepärast, et sellega on vist nagu selle kirjutamise ja rääkimisegagi, et sa ei saa teisiti. Et kui sa ka valid nagu teise ameti või teise eriala või lõpuks jõuad ikkagi selleni välja, et tahaks nagu maailma paremaks paigaks muuta. Sest seda see töö ju tegelikult on. Sina tahad ka maailma paremaks muuta. Üks asi, mis praegu su hinge kriibib hariduses? No jah, ma tean küll, kuhu sa sihid. Ma olen väga veendunud, et Eesti riik on liiga väike selleks, et me võiksime mingitele noortele inimestele, olgu nad siis 15-16 aastased või 18-19 aastased öelda, et sina ei ole piisav mingi hariduse jaoks. Mina arvan, et Eesti riik on liiga väike selleks, et valida lapsi, kes saavad haridust. Ja ma arvan, et Eesti riik on liiga väike selleks, et valida lapsi selles mõttes ka, et kas nad saavad kõrgkoolis seda eriala õppida, mis nad tahaksid. Aga su laps käib Miina Härma gümnaasiumis. Mis sa selle peale siis ütled? Ta oli esimesse klassi minnes nii palju kooliküps ja nii palju nagu valmis õppima, et ta oleks saanud enamuses Tartu linna koolides. Ma tean, et ma lähen nüüd üle piiri, aga see 18 aastat Tartus erivajadustega laste peal ütleb mulle seda, et ta oleks siin Tartu linna enamuses koolides jäänud õpetamata esimeses klassis. Sellepärast, et ta oli kuskil teise klassi taseme peal. Aga Härmast tal oli see võimalus, et ta sai nagu õppida edasi sealt, kus ta pooleli on. Sa tegelikult nagu näed, sa mõtlesid vist tegelikult seda, et me ei saa nagu panna uksi kinni nagu gümnaasiumi tasemel. Aga kuidas sa nagu suhtud sellesse, et me nagu esimesse klassi osades koolides siiski valime õpilasi? Ma arvan, et igas linnas võiks olla üks kool, kuhu valitakse esimesse klassi ja üks kool, kuhu valitakse gümnaasiumisse. Okei. Et ikkagist võiks olla mingi diferentseerimine? Jah, üks kool, aga mitte 5. 5 kooli 5. See ei ole okei. No ma just rääkisin neile ühe õpetajaga sellest, et päris paljud jäävad ikkagist joone alla. Ja nad jäävad joone alla sellepärast, et nad teevad vale järjekorra või valed valikud enda jaoks.
kes see selle eest nagu vastutab, kas seal tegelikult ju vastutab nagu lapsevanem natukene või kes see vastutab? Lapsevanem, ei, me koolis minu arust teeme hästi nagu valesid järeldusi selle kohta, et maailm ongi kool või et kui meie teame, et siis peab lapsevanem ka teadma või et kui meie õpime, siis peab laps ka õppima. Et minu arust on, selle koha peal on õpetaja hästi rollis ja hästi mullis, et ta ei saa üldse aru, et see 8 tundi, mis tema nagu koolis veedab koos lapsega, et see lapse elust on väga väike osa. Ja lapsevanema elust seda osa ei olegi. Et mida väiksem on laps, seda rohkem võib-olla lapsevanem teab kooli kohta, aga tegelikkuses nagu lapse vanematele see, mis koolis toimub igapäevaselt, ei ole tuttav ju. Nad ei mõtle selles mustris, mis meie. Nad ei tea, et mingid gümnaasiumite ühiskatsete koolide järjekord on tegelikult hierarhiline ja kui sa nüüd ei tee seda valikut, siis sa sulged endale need uksed ja kui sa ei tee toda valikut, sulged sa nood uksed. Aga miks me sellest ei räägi? Meie, või mina ei tea sellest midagi, ma kuulsin sellest ka, aga keegi ju teab sellest või teil on nagu koolide juhtkondadel on nii palju ju juba kogemust, et miks mitte seda nagu väljapoole anda? Aga see algabki sellest, et meil on 5 kooli 5 katsega, tähendab 1 katsega 5 kooli ja meil on 5 kooli ja kõik on katsega. Et ma ei arva, et need katsed halvad on, ma arvan, et see kogemus on väga hea ja ma arvan, et mingi mõistlikkus siin on, aga mulle väga meeldis see Terje Halliku artikkel, et pingeridadest gümnaasiumi lõpus ja ma arvan, et see on seotud ka nende pingeridadega põhikooli lõpus ja ühiskatsetega, et Eesti riik on liiga väike, et me ei võimalda üldkeskharidust kõikidele inimestele, kes selleks on võimelised. Kuidas võiks siis olla gümnaasiumisse sisse saamine? Kas automaatselt? Kohustuslik? Jah, ma olen seda meelt, et üldkeskharidus peaks olema kohustuslik ja nendele, keda ma olen ka elus piisavalt kohanud, mis puudutab tasandus- ja parandusõppelapsi, siis nendele kutseharidus kohustuslik. Sa tead seda, et õpetajad kasutavad tundides tihti seda lauset, et gümnaasium on vabatahtlik, et uks on seal? Jah, ma olen õppinud koolis, kus öeldi aastaid mulle, et kui sa siin süvaklassis toime ei tule, sa võid tagasi sinna tavaklassi minna. Ja tavaklassi omadele öeldi, et kui sa siin klassis hakkama ei saa, sa võid sinna ülede kooli minna. On 12 aastat talunud seda juttu, et kui sa siia ei kõlba, tähendab, kui siin nagu, kui sa nüüd meie kõrgusele ei hüppa, siis mine sinna järgmisesse kohta. See on õpetajate ainus relv, mis neil enda arvates on õpilase mõjutamiseks, on hirmutamine sellega, et sa ei kuulu meie hulka. See on hästi kole tegelikult. Sest see ongi see, mida me teeme selle 15-16 aastasega seal põhikooli lõpus, et me ütleme talle, et sa ei kuulu meie hulka. Aga meie oma koolis näeme hästi palju seda, et 15-aastastel on öelnud, et sa ei kõlba kuhugi mujale. Ja paduhandekaid inimesi on neid, kes ei kõlba kellegi arvates kuhugi mujale. No võib-olla on lihtsalt see, et nad ei kõlba selles ühes aines. Jah. Või selles ühes asjas, aga miks ei kõlba? Mõnel jookseb juhe kokku. Mina arvatavasti veebis katseid tehes, minul ei oleks neid kõrgharidus, mis mul praegu on ja mul on päris mitu diplomit juba taskus. Ei, no ma kujutan ette, ma olen olnud siis, kui oli veel kontaktis ja ma töötasin Petersonis, ma olin seal, seal ruumis, kes aitas ja ma nägin ühe korra reaalselt pealt, kuidas ühel tüdrukul tekkis ärevus, paanikahoog. Ja see oli päris kurb, et tal jäi see test pooleli. Ta oli väga endast väljas. Tal need tulemused arvatavasti tulid väga madalad, et ma ei tea, mis ta sai, kas ta sai kuhugi sisse ja tegelikult me mõõtsimegi ühel hetkel. Jah, samamoodi mul oma tütar nutis seal härmakatsetel, et võib-olla see on ka siukene valus kogemus, et kas oli seda siis vaja. Täitsa rumal. Aga sellest saad nüüd ära. Eks me saame tugevaks iga paugu peale, mis me elus saame, aga kas meil on neid vaja siis nii palju saada või? Jah. Eriti, kui me oleme 15, 16 aastast. 14 on. Mina läksin 10. klassi, ma olin 14 aastane. See ei ole okei. Ütleme nii, et need ühiskatsed jäävad arvatavasti, sest see on mugav ja kuidagi peab ju selekteerima. Ja, nii kaua nad jäävad, kuni me otsustame, et meil on Eestis lapsed, kes on paremad ja lapsed, kes ei ole paremad. Sa korra mainisid seda koolide edetabelit. See on meedia loodud.
ei ole ta meedia loodud. Kes see loob seda? Seda samamoodi, sama palju kui ootab. Tavainimene ootab seda kõige vähem. Seda ootavad õpetajad, seda ootavad koolijuhid ja seda ootavad ministeeriumi ametnikud. Sest kui sa oled nagu Maigi Viljandist, kes töötab, ma ei tea, mingis reklaamiagentuuris, ütleme seal turundusspetsialistina, sul on küll jumalas savi sellest, mis kool kus kohal asub. Isegi kui su laps on 16-aastane ja läheb parasjagu gümnaasiumisse, sul on jumala ükskõik sellest, mis see edetabeli koht on. Sul on tähtis see, et su laps õpiks, et tal oleks positiivsed kogemused sealt koolist ja et neid pauke tuleks vähem. Mis kohal ta on, sul on jumala ükskõik. Aga see on hästi tähtis kooli inimestele, sest me tuleme sellest sotsiaalse, kuidas ma ütlen, sellest sellisest sotsialistliku võitluse ja võistluse taustaga riigist, kus kõik peavad olema kuhugi edetabelisse surutud. Aga mulle tundub, et ikkagist siis see, kas siis see esimene ots nagu taob rinnale ja siis see alumine ots siis paneb pea nagu liiva alla ja, või mitte liiva alla isegi, vaid peidab ennast kuskil või lihtsalt eirab seda kuidagi või noh, see on ju tegelikult ikkagist alati see asi, mis tekitab nagu nii vastakaid tundeid, et miks ei võiks kuidagi hakata selle vastu või öelda, et ärme tee seda või... No vastu hakkas ju eetikakeskus juba üle 10 aasta tagasi, tegi hea kooli kriteeriumid ja see hariduse kõverpeeglis ja mis neil oli kõik need igasugused konverentsid ja asjad ja need surid välja lõpuks vaikselt, see konverentsi vorm vähemalt minu arust on välja surnud, vabandust, ma armastan eetikakeskust, nad teavad seda, aga see võitlus, see ei lähe enne ära, kui süsteem saab muudetud, aga süsteem saab muudetud ainult siis, kui koolid ja haridusinimesed ise seda muudavad, aga nemad tahavad seda tabelit, nii et see ei kao kuhugi. Aga selle tabeli otsas on ikkagist ju need koolid, kuhu lähevad need õpilased, kes ei saaks tuua teistsugust tulemust. Jah, et noh, et me ei saa ju... See on teadust, sa oled ju teinud ülikoolis teadust. Noh, nüüd ütle, kui sul oleks nüüd teadustöö Eesti koolide pingerida, siis selle igasugune reliaablus ja valitsus oleks ju null. See ju ei kehti uurimustulemusena, see ju ei kehti, sellepärast, et see valim, see sisend, see tulemus, see on ju absurd. Aga nii äge. Ja siis veel, see aasta oli eriti tore, see postim. Mul on nii kahju sellest noorest ajakirjanikust. Ma kogu aeg mõtlen, et kuidas tema küll nagu edasi elas, milline tööpäev temal oli, kui kõik need koolijuhid hakkasid teda ründama sellepärast, et tal kõik tabelis valesti oli. No ma ei tea jah, mis tal seal juhtus. Ma arvan, et enamus inimesi ei saanud üldse aru. Vaatasid, et aha, okei. Enamus inimesi ei süvenenud üldse paber. Jumala savi on. Seda ma tahangi öelda, et see on oluline ainult tegelikult koolijuhtidele. Seda õpetaja jaoks ei ole ka vahet. Aga kas õpilastele, kes seal koolis õpivad, on see ka savi? Ei, neil on vahet. Sellepärast, et kui seda kommunikeeritakse täpselt nii, nagu sa rääkisid, et see on vabatahtlik ja mis sa siia tuled ja või mine, nii nagu mina ütlesin, sinna kõrval kooli, siis õpilase jaoks on see oluline, sellepärast, et minu klassis on üks tüdruk, kes nii hiljuti just ütles, et talle vahel tundub, et ta peab nagu põhjendama inimestele, kes teda ei tunne, et miks ta õpib seal koolis, kus ta õpib. Et ta ütles, et noh, et ei ole teab põhjust põhjendada. Ta on väga hea õpilane, ta on väga arukas tüdruk, aga ta ütles, et ta millegipärast tunnetab seda, et aeg-ajalt, kui ta saab uute inimestega kokku, siis ta peab nagu mingeid põhjendusi justkui tooma. Et see on, mõtle selle trauma peale. Mina olen seda ka kunagi 16. keskkoolis Tartus tundnud, et kui ma sain uute inimestega tuttavaks, ma pidin ütlema, et miks ma olen seal 16. keskkoolis, et see on ju mingi nõmekool, see avati viimasena Tartus ja kuidas sa umbes sinna nagu sattusid. Aga ma olen väga veendunud, et mingid valikud tuleb teha, aga need valikud peaksid olema nagu, kuidas ma ütlen, meil on praegu ainult üks valik laste suhtes nagu, aga lapsel võiks olla nagu mitu valikut. No sa korraks mainisid seda eetikakeskuse tehtud seda mudelit. Põhimõtteliselt, kui mina õigesti sellest aru sain, et tuleb sisse on kole, tuleb gümnaasiumisse õpilane, ta
lahkub gümnaasiumist ja mõõdetakse siis seda lisandväärtust. Ei, see ei ole eetikakeskus oma, see on see haridus ilma oma. Aga mis see eetikakeskus oli see väärtus? Eetikakeskusel on hea kooli kriteeriumid, kus kool ise mõõdab näiteks oma koolis mingi selle kriteeriumi täitmist. Aga siin on see häda, et teha teadust õpetaja töö kõrvalt on üksjagu koormav ja enamus koole ei jaksa sellega tegeleda. Härma on minu arust üks kord sinna töö esitanud. Samas, mis puudutab väärtuskasvatust, siis on ju väga lihtne Härmas mõõta asju, sellepärast, et kõik tegevused on nagu tehtud ja väärtusanalüüsi oleks seal väga lihtne nagu korraldada. Iseasi, mis need tulemused tuleks ja kas neid tahaks nagu näidata, on alati ju see, mis selle eetikakeskuse hea kooli kriteeriumite juures on. Et kui ma nüüd saan need tulemused, mis ei näitagi seda, mis ma tahtsin, siis mul on alati valik neid mitte esitada. Aga vaat selle pingereaga, eks ju, ei ole. Et seal, kui mõõdetakse, saadakse tulemus, siis nii on. Aga see, millest sina räägid, see haridusilm, see lisandväärtus, see on ka huvitav selles mõttes, et meil on ju mega andmed. Meil on tohutu andmestik koolide kohta ministeeriumisse kokku jooksmas ja millegipärast me valime sealt välja taaskord gümnaasiumid, taaskord mõõdame seda sisendit ja väljundit ja ruutmeetreid õpilase kohta ja tugispetsialiste õpilase kohta, võt see on see lisandväärtus. Seal on palju andmeid jälle, mis on nagunii olemas ja siis pannakse nad mingitesse tabelitesse, näidatakse, et mis siis see lisandväärtus on ja siis tuleb välja, et mõnel on 0,2, mõnel on 0,1, mõnel on 0. Ministeeriumi ametnikud on ise hästi nagu heas mõttes pöördes, et nii palju huvitavaid andmeid, nii palju huvitavaid näitajaid, nii põnev. Õpetaja vaatab mind täpselt sellise tühja pilguga nagu sina praegu ja koolijuht vaatab, et okei, 0,2 vahet pole, ütle, mis koht pingereas, eks ju. Ja mis see 0,2 tähendab, jah? Täpselt, ja tavainimene ei saa üldse aru, millist jutt käib. Ja, sest ma olen korra näinud neid graafikuid just. Ja siis et kuidas ja seal oli isegi miinus oli minu arust. Et umbes, et õpilasel nagu -2, -1, 0, 1 ja 2 on need väärtused. Et nagu jah, et selle jaoks, et seda mõista, oleks vaja enne läbida vist mingi kursus täiesti. Kas ongi üldse vaja mõista? Selles mõttes, et kui nagu megaandmetega üldse tegutsetakse, siis megaandmeid ju käsitlevad need, kellel on neid vaja ja nende pealt tehakse suuri strateegilisi otsuseid. Aga neid ei ole üldse, neid ei ole tavainimesel vaja, neid andmeid. Nad ei saa nendest aru ja ei peagi saama. Et minu arust oleks palju huvitavam koguda samasugused andmeid ka põhikoolide kohta. Teha põhikoolide üks edetabel, vaadata, mis siis saab. Kui palju, millisest põhikoolist õpilasi 5 aasta pärast on seal kõrgkoolis. Kui palju mingist põhikoolist õpilasi 7 aasta pärast hindab endast nagu eluga rahul olevaks. See on palju põnevam kui see, mitmendal kohal mingi gümnaasiumi riigieksami 11 oli. Sellepärast, et põhikool annab elus palju tugevama jälje kui gümnaasiumi 3 aastat. Sellepärast, et põhikool annab elus palju tugevama jälje kui gümnaasiumi 3 aastat. Ja siin on aeg väikseks mõttepausiks. Ma ise jäin mõtlema, kumb mind on rohkem mõjutanud, kas minu gümnaasiumi või põhikooli aeg. Ja mind on mõjutanud rohkem küll gümnaasium. Aga kuidas on sinuga, kallis kuulaja? Et klassijuhataja oled sa olnud juba pikalt. Sama palju kui õpetaja. Jah. Kuidas sa näed nagu kõrvalt seda, kui palju sa pead järge statistikat, mis õpilaste hinded on ja kuidas, et kas sa käid järele, ütled, kuule, sul on see töö tegemata? Ei, ma imetlen, meil on paar kolleegi, kes niimoodi, nad nagu paugust teavad niimoodi, et sellel on see aine, et siin läheb, sinna teeb. Mina olen ikka siukene tulekahjumees, et siis kui nagu asi hakkab väga hapuks minema, siis ma hakkan vaatama. Ma teilt ei tohiks sellest vist rääkida, järsku õppelejuhataja kuulab. Aga ei... Kas see on klassijuhataja ülesanne? Mis on klassijuhataja ülesanne? Klassijuhataja ülesanne on vaadata, et laps ei satuks väga sügavale auku ka hinnete suhtes. Aga klassijuhataja gümnaasiumis on rohkem selline võib-olla toetaja ja küsimustele vastuse leidja.
aga põhikoolis on tal ikka väga palju erinevaid ameteid ja rolle ja see on ikka minu arvates peaks olema põhikooli klassijuhataja koormus vast 15 tundi maks kontakti. Ja ülejäänud klassijuhataja töö, sest 5-7, minu arust üldse, mul on teooria, et inimese elust peaks 5-7 klassi välja lõikama, sellepärast, et see on lihtsalt nii traumaatiline aeg, et see ei ole okei, et inimesed peavad selle läbi elama. Need klassijuhatajad, kes on 5-7 klassijuhatajad, need on kangelased. Need on päriselt kangelased. Kui 5-7 klassi klassijuhataja tahab teha oma tööd südamega, siis talle peaks nagu andma mingit piima riigi poolt tasuta või midagi, selles mõttes see koormus on nagu liig. Klassijuhatamisest rääkisime koolide edetabelitest. Üks asi, millest ma sinuga kindlasti tahtsin veel rääkida, on distantsõppe. Sellepärast, et kui ma sind guugeldasin, siis esimene asi, mis tuleb, on üks teine asi, mida ma pärast küsin, aga üks artikkel sinu sulest on distantsõppest lapsevanema prisma läbi või lapsevanema vaatest. Et kas need haavad on paranenud? Ei, Kas need haavad olid sinus või need haavad olid õpilastes ka või lastes? Minu lastes mõtled? Jah. Ei, lastes ei olnud haavasid, nende jaoks oli nagu positiivne. Neile meeldis kodus. Neile on mõnus kodus. Selles mõttes, et tuba on soe ja koer ja kass on, keda sügada ja kui ema ei sunniks nii palju õppima, siis nad arvatavasti tunneks ennast kodus nagu 100% hästi, aga see ema käib närvidele neile. Aga minu haavad ei ole paranenud sellepärast, et mulle meeldivad ausad inimesed, aga seal distantsõppe ajal see artikkel oli tingitud sellest, et ma näen, see on hästi vahva, kui sa ühel päeval saad lapsevanemaks, siis sa saad aru, kui sulle õpetajad või juhtkond hakkab vastama stampvastuseid. Kui nad hakkavad sulle vastama neid asju, mida sa praegu õpetajana loodad, et nad vastavad lapsevanemale. Ja siis, kui sa oled see lapsevanem ja siis sa kuulad ja mõtled, et mida kuraadid sa mulle praegu räägid, et ma ju tean, mis sa mõtled praegu. Ja võt, need haavad ei ole kinni kasvanud. Ja ma arvan, et sellele tuleb järg. Aga ma pean ootama mõned aastad. Milline lägi sinu kodus välja see esimese lockdowni või kinni olemise ajal selline õppimine siis kodus? Segasumma suvile või? Ei, pojal sujus ju kõik selles mõttes. See on nagu hästi huvitav, kuidas seal ühes koolis olid asjad niimoodi korraldatud, et me ei saanudki aru, et laps jäi nagu koduõppele. Ta nagu teadis täpselt, mis ta teeb, kus ta teeb, kas ta üldse teeb. Tal oli nagu nii selge kõik läks niimoodi edasi. Ta lihtsalt ei läinud kell 8 kodust välja kott seljas. Muidu oli nagu, kõik oli täpselt sama. Trenni ei saanud, see oli nagu ilge jama. Aga tütre ja koha pealt oli nagu tohutu segadus sellepärast, ainult kirja teel ei saabunud ülesandeid, muidu tuli neid ikka otsida kõikvõimalikest kohtadest ja eks see ole ka selline, mina arvan, et see on koolikultuuri küsimus, see ei ole õpetaja küsimus. See on ikkagi puhas kommunikatsioon ja koolikultuur. Kas haavad ei parane, aga kas sa näed, et klassijuhatajana või ka siis lapsevanemana, et õppimises olid lüngad, et räägitakse? Muidugi on. Lüngad on nii õppimises kui ka selles õpikogemuses, kui ka sellises toimetulekus, ärevuses. See on hästi tugev ja ma usun, et see jääb veel nagu aastateks inimeste sisse, see hirm, et ootamatuste ees, mis puudutab seda haridust ja koolis käimist. Et see lünk on ju, ma ei ütleks, et ta on niivõrd nagu kvantiteedilt suur, aga ta on selline kvalitatiivne lünk, et teen ära, et oleks tehtud. Et koolis olles, ma vaatan just laste pealt, et kui nad on koolis, siis nad saavad nagu päriselt aru ja neile jääb meelde. Aga kui nad teevad kodus, siis nad teevad ära. See on nagu ise loengus, vaata, nii kui sulle öeldakse, et kohalolek loeb,
siis lähed vaatad sinna loengusse, siis seal mulle meeldivad eriti need noore uue aja bakatudengid, kes istuvad teki sees, teetass kaasas ja vaatavad fondüü retsepte samal ajal, siis tähtis on olla kohal. Noh, ja siis ma mõtlen, et mis sa siin istud, mis sa siin teed, aga tema ongi see põlvkond, et teen täpselt, et oleks öeldud, et on tehtud. Aga see nagu sisuliselt, et midagi saab, see on hoopis teine asi. Ja see on see, mis distantsõppe minu arust kõige rohkem nagu seda auku kaevas. Et me sisuliselt lapsed ei pidanud aru saama asjadest. Mingi hetk mina sain tagasisidet ja sain ka ise aru, et vähem on rohkem isegi. Või oligi, vähem oli rohkem, vähem kvaliteetselt ja see kvantiteet või see hulk ja see maht võis olla väiksem. Et luges lõpuks see, mis nagu ikkagist kohale jõuab, et ma võin anda 500 lehekülge lugeda, aga ma võin anda ka 3 ja see tegelikult on palju mõistlikum. Et me panime vist üle esimene kord. Ma ei tea, ma oleneb ainest kindlasti, oleneb sellest õpetajast ja vaata, siin on ka hästi erinev, on see keele ja reaali pool ja et kui sa keeles saad arvestada sellega, et ta ei saagi lugeda seda teksti, kui tal ei ole teatud asjad omandatud, ta ei saagi aru, aga sellest saad sa kohe aru, kui ta ei saa aru. Siis seal loodusteadustes ja reaalias, ma olen ise olnud kunagi suur matemaatika fänn ja mul on üks lemmikaineid kindlasti olnud koolis matemaatika, siis seal on nagu minu arust rohkem võimalust distantsõppe ajal asju niimoodi ära teha, et keegi ei saa aru, kas sa aru said. Sa ise õpid ka praegu? Jaa. Kuidas sulle meeldib? Keskeakriis on selle nimi, ma arvan. Ma jõudsin selleni nagu perekonnaõpetuse tunnis, kui ma rääkisin keskeakriisist, tõin näiteid ja siis ma sain aru, et sul endal on ka see on nüüd keskeakriis. Kus sa jõudsid selleni või millal või kuidas või kas see mõte on ammu su peas olnud või tuli üks prompt? See on kooli pingeridade ja ühiskatsete tolleaegne tulemus, et ma ei õppinud siis ajakirjandust, ma arvan. Selles mõttes ma olen alati tahtnud õpetajaks saada ja mul on alati see meeldinud. Aga tollel ajal mu pöörane puberteet maksis kätte ja ma lõpetasin gümnaasiumi 17-aastaselt, see enesekindlus ei lubanud õppida ja üleüldse ei lubanud õppida nii, et ma oleks saanud minna siis õppima ajakirjandust. Aga võib-olla see on sellest hetkest jäänud sellise väikse okkana nagu kogu aeg kripeldama. Ja nüüd naudid täiega? Ja muidugi ma pean nüüd õnneks võtta bakasse minema, ma saan nagu kohe magistrisse minna, et see eelis nagu on, et ja mul on õppida ikka meeldib. Ma olen päris mitmes kord Tartu Ülikoolis ja ka need vahepealsed diplomid on ju olnud ikkagi selle sund, et tahaks midagi teada saada. Mis sul see eesmärk on selle ajakirjandusega? Üks asi see, et sa oleks tahtnud seda, aga mis see praegu on? Et kas see on lihtsalt kogemuste saamine või on sul ka mingi suurem plaan? Ei ole. See on puhas see, et nii nagu ma arvan, need, kes käivad jooksmas õhtul, lähevad jooksma. Et pärast on hea tunne. Et ma kahtlustan, et midagi sarnast on mul selle ajakirjandusega. Kuna ma armastan kirjutamist, siis kena oleks ju saada aru, kuidas kirjutada paremini. Ja võib-olla see on nagu see nagu pragmaatiline põhjus. Aga see on ikka puhas mõnu. Kus sa selle kirjutamise oled saanud, et su sulg nii hästi jookseb? Ma ei tea, kas ta jookseb nii hästi. Jookseb küll, väga hästi jookseb. Aitäh, väga armas. Ma ei tea, lugemisest võib-olla. Ma arvan, et seal on oma teema on muidugi oma õpetajatel selle samal Milvi Hermlinil. Ja lugemus, ma teismelisena, siis kui olid need koolikiusamisprobleemid, siis ma mattusin raamatukokku. Tollel ajal õnneks oli vähe raamatuid, et Tartu linna raamatukogus ma jõudsin enamus läbi lugeda, mis seal noorteosakonnas oli. Siis ei olnud nagu väga palju raamatuid, aastal 92, 3, 4, 5. Aga isa oskas mul ka kirjutada ja öelda, kui tahtis. Ma guugeldasin sind. Jälle, sa juba korra ütlesid. Ja, ma tead, sind guugeldades leiab nii lahedaid asju. Ma olen kõiki neid asju lugenud, ma olen neid kõiki juba laikinud kindlasti ja kommenteerinud ja jaganud. Aga mis on esimene pilt, mis minul tuleb, mis sa arvad, kui sind guugeldada? See sinises kleedis tugitoolis või siis see õpetaja, kas te olete lesbi joonistus? Ei.
Ei ole? Okei. Sinine kleit ei ole, üks teine kleit on sul seljas. Punane. Punase kleidiga pilt ja see punase kleidiga Mul on pilt. 2 pilti ongi minu arust seal avalikud, üks on punase ja teise sinise kleidiga. Jah. Vaata nagu see sotsi ja kapitalisti vahe, et meil Eestis on ju kapitalistid on kolla-sinised ja sotsid on punased. Jah. Ma oleks arvanud, et oranž kleit ka. Sul on üks oranž kleit, ma tean. Üks, mul on 10 oranži kleite ja mul on saanud traditsiooniks oma väga headele asendajatele õpetajate päeval kinkida oranž kleit, oma kleit. Lihtsalt Petersoni värvi pärast või? Jah. See on vist natuke minu värv ka. See on siuke oranži revolutsiooni ja särki-värki. Okay. See on ikka vastuhaku värv, jah? Sul on see nagu veres natuke. Jah. Okay. Ühesõnaga tuleb see punane kleit. Kusjuures punane värv on see värv, mida mina alati kasutan, kui mul on vaja ennast kehtestada. Näiteks klassijuhataja tunnis mõnikord mingi teema on, kus ma tunnen, et on vaja nagu fookust minule. Mina üldse ei oska seda. See on nii armas, et sa suudad seda läbi mõelda. Mina ei suuda. Ei või? Ja ma olen olnud küll see, et kui mul on perekonnaõpetuses mingi selline väga seksuaalsusega seotud teema või flirdi teema, kui ma olin 20ndate alguses, siis ma ikka vastavalt sellele panin kõrgema konsa ja mõtlesin natuke, et täna ma küll enam ei viitsi. Ma lähen ikka tossud. Noh, jah. Ei no üle ka ei tasu mõelda, lihtsalt ma olen teadlikult seda teinud, sest tegelikult meie riietus Punasega muidugi mängib väga suurt rolli. Kõigile tuleb meelde ju Valge Kampsun ja see Reformierakonna rahaskandal. Ja. Et ja see artikkel, mida sa mainisid, kuidas ta täpselt oli õpetajad? See lesbilugu? Jah. Mis see pealkiri täpselt oli? See oli tsitaat. Annalisa Blaubrück, õpetaja, kas te olete lesbi? Yeah. Tegelikult see oli üks imearmas Kevin. Selles mõttes, et kõik need poisid on ju nimega Kevin. Pärast üksinda kodusfilmi. Aga ei, see oli üks Kevin, kes seda ütles tegelikult. Ja see oli minu esimene ajakirjanduslik trauma, selle artikli pealkiri. Sellepärast, et ma kirjutasin artikli siis Tõstamaa kooli selle koolikiusu tagajärgedel Raivo Juurak palus kirjutada nagu praktiku vaade, et kuidas tegelikult tulla sellistes olukordades siis õpetajana toime nii, et sulle ei puistataks seal liiva pähe või ei saadaks peksa klassi ees. Ja siis ma kirjutasin ja ma näen selle lool pealkirja. Õppetund 1, pane ise pealkiri. Õppetund 2 oli see, et ma saatsin selle loo ära, sellest tehti siis lugu. Ma olen hiljem rääkinud Raivo Juurakaga sellest, ta ise ütles, et jumala okei pealkiri oli. Ei, ta vist isegi ütles korra, et sorry, et ma ei rääkinud sinuga. Aga see lõppes sellega, et samal õhtul tulid mu õpilased, kes olid 7. klassis tollel hetkel, tulid minu juurde, et õpetaja, teate, et Edenis seal suurtel ekraanidel on selline kiri, et mis see tähendab? Mitte mis tähendab sõna lesbi, vaid mis see tähendab, et minu nime järel kooloniga selline lausa on. Siis ma ütlesin, mis asja, kus kohas? Siis ma guugeldasin ja siis ma avastasin. Et see on jätkuvalt kõige popim, see ju toodab klikki. Ja ma tahtsin just öelda, et see on ju teadlikult selline peal. Et ei, nii on ja. Ja ei, ma ei põe selle pärast, kes viitsib loeb ju sisu läbi ja see poiss on armas poiss. Või oli. Tänaseks ta on kindlasti juba, ma ei tea, üle 30-aastane mees, aga... No selles artiklis on lood karmid kohati isegi... On, ma ei tea, ma enam ei mäleta. Ma kirjutan ära ja siis ma... sa ei mäleta, mis ei, see on puhas emotsioon selles mõttes, et ma ikka tulistan sinna ennast tühjaks ja siis unustan ära. No seal on näited sellest, kuidas... Ja millised olukorrad koolis võivad tekkida käitumisraskustega õpilastega, et näiteks üks oli see, et õpilased kaklevad, eks ole, klassis ja õpetaja lihtsalt on klassi ees, ütleb, ärge tehke. See oli meesterahvas veel, seda situatsiooni ma mäletan. Üks oli juba peaaegu siniseks kägistatud ja see oli meesterahvas, kes käed niimoodi kubeme peal, kes keerutas pöidlaid, füüsik. Ma õnneks ei mäleta tema nime. Tema sind mäletab, ma usun. Ma ei usu. Ma arvan, ei, ta oli nii ajutiselt koolis ja temal on nagu, tema ei olnud ju õpetaja oma hingelt, sest muidu ta oleks ju teisiti käinud. Seal oli veel neid näiteid, et selliste, ma nimetaks ikkagi katkised lapsed natukene, et nendega töö vist õpetajatel on nagu nii raske, et mis sa arvad, kas sellepärast on mindud koolist ära? Jah, ma usun, et sellepärast on palju vahetatud ka eriala.
mitte ainult mindud koolist ära. Et ühtepidi ei tulla sellega toime, teistpidi põletakse läbi. Et need, kes väga püüavad, põlevad läbi ja need, kes ei tule toime, need lähevad ära. Paljud jäävad ka ja neil on ükskõik ja see on kõige hirmsam. Aga kui sa tahad skandaali, siis ma ütlen nii, et hea õpetaja ei ole lapsega hädas. nagu selle katkise lapsega. Jah, ta võib olla hädas oma südames, et ta ei saa teda aidata. Ta võib olla hädas sellega, et ta tahaks minna kolleegide juurde nutma, et mida kuradit, et laps on nii hädas. Aga suhtes õpilane õpetaja, ta ei ole hädas, kui ta on hea õpetaja. Ja ma päris teadlikult praegu saan aru, mis ma teen, öeldes seda kõike. Aga ma ei vabanda siin kohal ühegi kolleegi ees. Ma usun, et hea õpetaja saab hakkama. See sõna hea õpetaja on huvitav sõna üldse, see sõna hea, mida see nagu tähendab, et kas see tähendab hea inimene või hea sõbralik inimene või on ta nagu, kumb on tähtsam, kas võib-olla ma korraks läksin teisele lainele, aga kumb on tähtsam, kas aine või inimeseks olemine? Inimeseks olemine. Ja hea õpetaja saabki olla ainult hea inimene. Selles mõttes, vaata see sõbralikkus ei puutu üldse asjasse. See jätakse hästi sassi ja see on see, mida tihti peale enda kaitseks nagu kasutatakse, et ma ei ole siin õpilastega mingi sõber. See ei peagi olema sõber, sa pead olema hea inimene. Sul peab süda olema. Ja kui sul süda on õige koha peal, siis sa oledki hea õpetaja ja hea inimene. Vahet pole mis aines. Mulle meeldis, mul oli üks õpilane, kes ma käin näägutamas, nimelt käin näägutamas. Mulle väga meeldib näägutada. Ma ise ei talu näägutamist, aga mulle endale väga meeldib. Eks ma käin õpilastega näägutamas. Ja need alguses nad nagu kohkuvad, aga need, kes mind tunnevad, need nagu naudivad juba seda minu näägutamist, sest nad võtavad seda niimoodi tsirkust ja leibarahvale ja ma teen seda üsna teadlikult tsirkust ja leibarahvale. Ja vahel ma lähen niimoodi üsna kurjana siis mõne teema üle näägutama, mis ei ole hea õpetaja. Aga see on siuke mäng meil õpilastega. Ja siis mul oli üks õpilane Pürü, kes keegi lastest hakkas vastu. Mida sa jälle õiendad siin ja mingi siukene tuli nagu siuke noor mees näägutava keskealise õpetaja vastu, mõtles, et ajab selja sirgu. Siis mul oli klassis Pürü, kes ütles, et kuule, ela üle, see on ema armastus praegu. See oli hästi armastus. Nii on. Nii on. Mul on sulle mõned küsimused ja sa pead vastama kiiresti. Või tegelikult sa ei pea vastama kiiresti. Vasta see, mis su seest tuleb. Sul on üks jokker, sa ei pea vastama. Sa võid jääda hoopis 3. variandi juurde. Valmis? Vastan lihtsalt ühe sõna, ei põhjenda. Ja, okay. Aga ma võib-olla küsin ka põhjendust. Kas sulle muidu meeldib mängida? Jaa. Tundides kasutad mängumeetodi? Jumal, see tuli küll konkreetselt. Sul on mäng ma ei viitsi. Selles mõttes ma ei viitsi. Ma olen ikka kehva õpetaja oma aines. Ma olen ikka siukene, ma kasutan ise enda juttu. Sa oled jutuvesti õpetaja? Jah, ja nad omavahel vestlevad ka, aga ma ei viitsi. Alustame. Otse või ümber nurga? Otse. 4 päeva või 5 päeva? 4. Kas sa oled alati seda uskund või on see nüüd tulnud? Ma olen kärsitu. Ma ei talu paigal seismist, ootamist. Minu kõige õudsam kogemus on kirjanduse eksami 6 tundi. Ma ei kannata aja täis tiksumist, lihtsalt mingit olemise pärast. Ma tahan raps, kõik ruttu ära teha ja ma arvan, et 4 päeva on piisav. Palju rohkem jõuab. Isiklikud väärtused või haridusasutuse väärtused? Isiklikud. Aga need peavad ikkagist olema asutusega samad, mõned vähemalt. Või suudaksid sa töötada? Ma võin minna rolli. Ma võin täita asutuse reegleid, aga kui need minu isiklikega lähevad vastuollu, siis ma pean tööd vahetama. Nõus. Erakool või riigikool? Riigikool. Miks? Ma näen erakoolidele turgu, ma näen niši, ma näen seda, et järjest rohkem on kogukondi, kes tekitab erakooli, see on väga kihvt. Kuid ma arvan, et see devalveerib riikliku haridussüsteemi. Klassiliider või hall hiireke? Mina ise või? Kuidas sa tunned? Sina ise? Tead, ma ei oska
ma ei ole liider ja ilmselgelt ma ei ole hallirekk. Sa ei ole, minu silmis sa oleksid liider Ei. nendest valikutest. Ei. 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 Ma kipun vist pigem barrikaadidele küll, aga mitte liidrina. Liider eeldab nagu läbimõeldust, aga ma olen ikka puhas emotsioon ju. Ma olen ju labiilne selle koha pealt täiesti. ei. Ei. Okay. Mulle meeldib, kui on liider. Mees või naisõpetaja? Ma peaksin soovahetusoperatsiooni ette võtma, meesõpetaja. Tahaksid sa olla siis meesõpetaja või? Ma räägin, ma ei saaks olla meesõpetaja. Aga mulle meeldiks, kui meesõpetajaid oleks rohkem. Aga et nad peaksid olema päris mehed, selgrooga. Jah. Meil on päris mitu meie majas, aga ma olen näinud ka selliseid, kellele ma olen 22-aastase sotsiaalpedagoogina pidanud tundi turvameheks minema. Ja need siiamaani töötavad. Klassis saetakse raudtoolidel jalgu alt ära nende tunnis ja need siiamaani töötavad. Aga nad töötavad sellepärast, et nad on mehed või sellepärast, et nad sellepärast, et meil ei ole õpetajaid. Ammugi ei ole meil häid õpetajaid piisavalt, et me saaksime halbadest loobuda. See oli ilus lause praegu. Ütleme uuesti selle korraks. Meil ei ole Eestis piisavalt häid õpetajaid, et halbadest loobuda. Me peame leppima siis. Ja me lepimegi. Me lepime ka sellega, et meil on väikseid maakoole, kus meil ei olegi ei häid ega halba õpetajaid, vaid on armsad inimesed, kes tulevad ja päästavad hädast välja ja kes on tihtipeale paremad õpetajad, kuni mõnedki tituleeritud head õpetajad. Oi, issand. Ma nii saan aru, et sa õpid. Aga ma läheksin palga teema peale. Ma tean, et sinul on alati see mure olnud ka südames, et kas õpetaja palk peaks olema suurem, aga ma tahan sellega öelda, et kui õpetaja palk oleks 3-kordne praegusega võrreldes, siis koolis enamus praegustest õpetajatest tööd ei saaks. Eriti need, kes on need nii-öelda kohatäitjad. Jah, kurb. Ei ole. Mõtlegi taragaks. Kui homsest päevast oleks õpetaja palk 5000 eurot kuus. Nii. Kätte. Nii. Kes su kolleegidest, mõtle lihtsalt ära, kes su kolleegidest oleks võimeline kandideerima sellele töökohale, arvestades, milline konkurents tekib? Sa poiss, ma kujutaks ette, kui Anna-Liisa ütleks seda lauset kuskil suure auditooriumi ees. Vot see on see lause, mis on valus, aus, aga võib-olla on see ka tõesti tõde. Ma igal juhul läksin koju ja vaatasin peeglisse. See on väga hea küsimus. Ma olen seda mõtlen juba 10 aastat ja alati, kui mõni õpetaja tuleb küsima või rääkima sellest, et õpetaja ei saa piisavalt palka, ma olen nõus, muidugi ei saa. Aga ma näen ka politseiniku palka odust, ma näen ka päästeametnike palkasid, ma näen metodede palkasid. Õpetaja ei saa nii vähe palka selles kontekstis, mis Eesti kontekst on. Aga teistpidi, kui see homsest oleks 5000 eurot kätte, siis kes meist selles konkurentsis oma töö säilitaks? Nii et tegelikult me ei saagi õpetajale maksta nii palju palka, sellepärast, et siis ei oleks meil hoopis teistsugused koolid ja õpetajad. Jah, issand. Nii hea on sinuga rääkida. Lähme edasi. Teoreetik või praktik? Praktik. Mõtlesid? Teoreetik. No kumb sa ise? Saa vist ühte teiseta, ma olen vaata ikkagi nii palju ka õppinud pedagoogikat. Jah, Jokker või? Jokker, mõlemad. No see on hea kombinatsioon, ma arvan, et see vaba õhkkond või distsipliin. Rändama või ülikooli? Ülikooli. Kohe pärast gümnaasiumi, põmm. Ja. Miks sa rändama ei läheks? See on praegu väga populaarne asi. On, ja muidugi. Peab vaatama ringi maailmas ja kogema ja nii vahva, aga õppida on ka vahva. Ja kõige vahvam oleks see, kes suudaks minna rändama õppimise ajal või õppima rännates. Selles mõttes, et vahetusaastad, õpikogemused, vahetusõpilased gümnaasiumis, põhikoolis, kõik rändamine koos õppimisega. Aga jätta päris vahele on minu arust vale. Noore inimese jaoks on vale, sest hiljem on raskem. Jah, ma tahtsin just öelda, et see rutiin vist, kui läheb natuke ikka edasi, see õppimise harjumine, et sa õpid. Jaa, üks asi see, teine pool see nagu kaitseväega, et elu tuleb peale.
käid rändad ära, siis on juba süda murtud ja, või kuulub kellelegi ja siis on juba pered ja lapsed ja liisingud ja laenud ja siis nagu õppida on raskem, ma ju tean. Avastav õppija või juhendatud õppija? Juhendatud. Et selline võtke, avastage siin on ei. Mina oleks arvatavasti selle peale minema kõndinud klassist. Kui keegi oleks öelnud, et kurat, istu maha ja hakka lugema. Ei, see on jälle, vaata, see on see sama nagu selle distantsõppe ja kontaktõppe ja selliste andekate laste ja nende teiste laste vahe, et kui sa tahad nagu, et kõigile sobiks, siis sa pead juhendama ja olema see selgroog seal klassis. Aga kui sa saad tegeleda ainult selliste eriti huvitatud ja tarkade lastega, siis nemad muidugi võivad uurida ise. Aga mina ei ole seda kunagi olnud. Mina olen ikka see, kellele tuleb nagu ninapidi sisse lükata ja öelda, et vaata siit. Sest muidu kuule maailm on nii palju huvitavamaid asju täis, ma lähen avastan midagi muud kui seda, mis siin klassiruumis sa oled valmis pannud. Selles mõttes. Anne või töökus? Anne. Siin on palju vaidlusi olnud, aga ma usun, et ilma andeta sa võid töökas tahes olla, aga selleks, et jõuda tippu, on kõigis neis inimestes annet. Ja nad oskavad seda töökusega esile tuua. Grete Arro või Edgar Krull? Edgar Krull. Päriselt? Ma oleks arvanud, et sa vastad Grete Arro. Aga ma tegin A peale õppekava teooria. Püha jumal, mis sul viga on? See oli läheeksami viimasel korral. Ma olen seda eksamit 3 korda andnud oma elus. Nii. Viimasel korral tegin A peale, muidu tegin B peale. Aga viimasel korral ma olin koos koolijuhtidega, kes kõik spikerdasid samal ajal. Koolijuhid õppidis koolijuhtimist magistrantuuris, andes õppekava teooria eksamit, spikerdasid. Ja siis ma istusin ja vaatasin ja mõtlesin, et heitsa pekkis. See on nii lihtne aine 3. korral. Jah, tark ei torma või ma ei tea, või mis siin öelda nüüd? Ei. Harjutamine teeb meistriks. Jah, harjutamine teeb meistriks. Ei, ma usun, et see on ikkagi see, et kui sa loed ja lõpuks aru saad. Harjutamine teeb meistriks või harjutajaks? Harjutamine teeb meistriks. Olgu. Kersna või Reps? Kersna. Kui palju sind mõjutab see, kes haridusminister parasjagu on? Mulle meeldib jälgida seda, mis läbi kommunikatsiooni toimub ja mulle meeldib proua Kersna kui ajakirjaniku kommunikatsiooni strateegia. See on parasjagu hullumeelne. Sa mõtled seda, et ta kogu aeg nagu postitab ja näitab? See, et ministeeriumi määrused tulevad enne sotsiaalmeediasse kui nagu ametlikena, see on minu arust, see ei ole normaalne, see on ju psühhootiline. See on ajuvaba. Ja mõtle, kui ta ei oleks valinud Facebooki selleks kanaliks, vaid ta valiks näiteks LinkedIni või Twitteri, mida Eesti õpetajad ei kasuta. Yeah. Siis oleks veel naljakam. Me oleks pimeduses. Nii pole vahva. Aga rääkides ministeeriumist, siis kui olid need testide jagamised, just et esmaspäeval pidi nüüd hakkama see testimine. Ma tegin ühe meme isegi, et tundus, et neil oli väga lõbus neid kaste nagu... See oli, ma arvan, üks suuremaid kommunikatsiooni apsakaid, mis nad üldse oma elus tegid. Arvad? No see, et nii lõbus oli neid kaste viia, et teeme kastidega selfisi. See on see sama mullilugu, et ministeerium on samamoodi oma ministeeriumi mullises, oma haridusministeeriumi mullises, nagu õpetaja on koolis oma tunni mullises ja koolijuht on oma kooli ja hariduse mullises ja me nagu unustame ära koolitöötajatena, et kuskil on mingi päris tõelisus, mingi päris reaalsus on see. See on selline Voldemar kolga värk, et meil on nagu oma tõelisuse värk ja siis kellelgi teisel on oma tõelisuse, vahel on soo, eks ju. Ja truth is out there. Et me igaüks elame oma valdkonna mullis ja nemad elasid oma valdkonna mullis. Nad tegid enda arvates väga head asja ja nad tegidki head asja, aga lihtsalt nad on väga koolikauged inimesed, sest nad on oma mullis. Ma ei tea, kas see postitus veel on alles? Ma ei ole vaadanud. Ma loodan, ega tänapäeva kõik, mis on sinna pandud, on seal alles. On seal alles ja et seda enam ära võtta ei saa. Telekas või raamat? Oleneb vist meeleolust. Jokker jälle. Ma kasutasin ära oma jokkeri. Mul nii oleneb see meeleolutust. Ma vaatan hea meelega telekat.
My Kitchen Rules on mu praegune lemmik, ma iga päev vaatan ühe osa ära seda, vahepeal küll kiirendusega ja kerides, aga jaa, ma leian selle aja teatud saadete jaoks. Mingi aeg ma vaatasin esimest stuudiot kogu aeg ära, siis mingi aeg ma vaatasin Midsommari mõrvasid ära, mingeid krimisarju. Aga mingid raamatud, mis kui ma kätte võtan, siis ma enne ära ei pane, kui see läbi saab. Suvel mulle meeldib lugeda. Ema või õpetaja? Ema. Laupäev, pühapäev, püha aeg või teen ära selle, mis tegemata on? Mõlemad, aga teen ära selle, mis tegemata on. Et näpistad selle nagu vabade päevade arvelt siis tööd? Ei, praegu kooliga ju eriti, kui ma koolis käin, siis nagu lähevad nädalavatused õppimise peale. Kui ma töötan, siis mul ei ole sellist tööaega. Kui on vaja teha öösel, on vaja teha nädalavahetusel, on vaja teha kuna tahes, siis ma teen töö ära siis, kui on vaja tööd teha. Ja ma puhkan siis, kui on vaja puhata. Mis on need asjad, mis sa veel teed, et tulla toime selle kõigega, mis sul on vaja teha? Maandada ennast? Veini on. Anna-Liisa. Mis? Punane või val? Punast. Algajad joovad valget. Ma kunagi ei joonud. Oliive. Oliivid täiega. Ka punased kalamatad. Need korjad. Need, mis vanadele kreeka naistele meeldivad. Ma jalutan koeraga ja silitan kassi. Ma reisin lastega. Mul on väga mõnus olla kodus, sellepärast, et mul on aed. Mul on elukaaslane, kes laseb mul olla selline labiilne. Saab teda jõhkralt närvi, aga ta laseb mul olla. Ja see on nagu siuke turvaline ja mõnus. Ta annab jõudu. Ja tõstab mulle roboteid. Mis roboteid? Need, kes koristavad. Et sa ei peaks ise koristama. Okei. Kas sul on ka mingid traditsioonid nüüd kas isiklikus perspektiivis või isiklikus elus või siis koolielus mingid asjad, mida sa teed? Üks asi sa juba mainis, et sa selle oranži kleidiga siis kingid selle oranži kleidi või annad selle oranži kleidi, aga kas on veel midagi? Peale lõpuaktust juunis, kui see 1500 inimest saab ära meele lahutatud, siis ma jalutan koju alati. See on nagu, ma ei taha kunagi autot. Siis ma lähen niimoodi vahel ruupurõlal ja vahel lilled süles. Vahel läbi linna. Aga selliseid, mul vist ei ole. Vaata, see on seesama kärsituse teema, et ma ei suuda ju ka rutiinis või kordustes tegutseda, et pean nagu midagi uut kogu aeg saama. Tegelikult mul oli üks küsimus veel, aga ma ei osanud seda mitte kuidagi formuleerida. Ma küsisin oma Peikalt ka nõu ja ta ütles, et ole ettevaatlik selle küsimusega. Aga ma kuidagi küsin ikkagist selle ära. Aga ma ei küsi seda jah ja ei küsimusena. Vaid ma küsin sellise küsimusena, et millist võõrkeelt võiks õppida Eestis õpilane? No inglise. Ja peale inglise? Prantsuse. Mul üks mõlemad lapsed õpivad vene keelt ja üks õpib hispaania keelt. Aga ei, miks ettevaatlikult? Et sa ise haiget ei saaks või? Sa oled selle ameti valinud, sa ela sellega selles mõttes, et võta nagu chill out. Kuule, ma õpetan inimese õpetust. Mis sa arvad, et see on nagu lihtsam tänapäeva maailmas või? Come on. Nad küsivad mu käest esimene asja, kas sa Epp Kärsinit ikka tead vä? Ja kõige hullem on see, et uued õpikud või need digiõpikud ongi Epp Kärsini sisse loetud nagu päriselt nagu Mustonen. Ma usun, et peatükk 2 Mustonenilt tuleb ka. Sa teed nalja või? Ei tee nalja. Nii et sul on saksa keelega jumala hästi. Epp Kärsin loeb sisse? Usu mind, Mustonen tuleb peatükk 2 ja kui ei tule, siis mina esitan protesti, et see ei ole normaalne. Miks Harimati sõna ei saa, kui Epp Kärsin saab? Come on. Aga kadunud kunst ei ole ainult saksa keel. Jah. Okei, nõus. Kas sul on veel midagi hingel, mida sa tahaksid jagada? Ei, pane edasi. Ma panen edasi. Sa pane ka edasi. Ja ma kommenteerin ja laigin kõike. Me mängime ühe mängu, kommimängu. Jaa, õigus. Tunnetus. Kas sa tunned ära, mis värv see on? Kas sul on oranž lemmikvärv? Ei, valge.
siis on hästi, siis ma panin õiget värvi dressikadena. Aga vaatame, kas sa tunned ära. Ma annan sulle, sa võtad pimesi siis kommi. Sina käisid live-lindistusel, sa tead, mis kommid need on, aga noh. Aga ma panen silmad kinni ikka. Ja. Pane mulle õige koha peale see kaart. Nii, ma võtan siit. Näita mulle kõigepealt. Nii, okei. Ja nüüd pane suhu. Ma vastu mikrit ei pane. Plastmass. Tavaliselt on seda värvi. Tavaliselt on selle maitsega rohelist värvi kommid. Aga see ei ole õun. See on mingi värvaine. Anna aega natuke. Ma arvan, sa arvad selle ära. Anna aega. Apelsin. Me ei ole või? Värvi pead ütlema mulle. Orange. Ei ole. Pruun. See on Coca-Cola. Kui sa ütled, siis on. Plastmass on teed. Nüüd tunned või? Kui ma ammustan, siis ma nüüd tunnen. Vaata, see on see, et sisse on vaja vaadata. Mitte ainult pealispindi, eks ju. Et peal on see glasuur. Yeah. Aga et sisse on vaja vaadata. Nüüd on muidugi Coca-Cola. Mulle väga maitseb Coca-Cola. Aitäh. Aitäh sulle, et sa tulid. Me võiksime, ja me kindlasti vestleme veel, äkki teeme 30 aasta pärast uuesti ja vaatame siis, mis nendest edetabelitest saanud on. Sina võid seda vist paremini lubada kui mina 30 aasta pärast. Ma arvatavasti olen üsna seniilne siis juba. Jah. Aga aitäh sulle, Anna-Liisa, nii tore oli. Tahaks sulle plaksutada. Aga plaksutame. See oli Roosa Raadio järjekordne osa. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume, eks seda näitab aeg. Auf Wiederhören! Roosa Raadio on nüüd ka Patreoni platvormil. Kuulaja saab näiteks valida 2 € kuus ja toetada sellega minu podcasti platvormi maksu.